Tere, mina olen Kaire Pahman ja minuga koos on täna siin minu head kolleegid Mari Lipp ja Kertu Rummel. Meie esindame täna siis loov- ehk kunstiteraapiaid. Ja alustuseks ma niimoodi hästi lühidalt korraks selgitan, et mis need loov- ehk kunstiteraapiad on. Loov- ehk kunstiteraapia on siis selline teraapiavorm, kus eesmärgistatult terapeutilise suhteraamistikus teaduspõhise taustaga kasutatakse kunsti või loovmeetodeid või tehnikaid teraapia eesmärkide saavutamiseks. Selline keeruline definitsioon, aga tänase kohtumise jooksul ma loodan, et me natuke räägime lahti ja avame seda teemat ka. Me kasutamegi paralleelselt mõisteid looteraapia ehk kunstiteraapia, see on siis üks ja seesama asi, nii et kui te meie kõnes ühte või teist kuulete, siis me räägime ikka samast asjast. Ja kunstiteraapiaid on klassikaliselt siis sellised 4 suunal, et on visuaalkunstiteraapia, millest Mari meile kohe varsti räägib, siis on muusikateraapia, millest Kertu räägib ja mina siis esindan tantsuliikumisteraapiat ja draamateraapiat. Aga nüüd ma annakski sõna Marile, et Mari räägi natuke, mis see visuaalkunstiteraapia on ja kuidas sina seda teed ja kus sa töötad ja kuidas sa klientidega kohtud? Tere, mina olen Mari Lipp. Ma töötan muidu põhikohaga üldsegi Tallinna Vaimse Tervise Keskuses, aga siis kunstiterapeudina mul on väike eravastuvõtt ja viimasel ajal ma töötan peamiselt täiskasvanud täiesti tavaliste inimestega, kellel ei ole mingit erilist diagnoosi või häiret. Et ütleme, et lihtsalt inimesed tänavalt. Aga ma olen varasemalt töötanud ka selliste sihtgruppidega nagu pikaajalised töötud, vanem ja laps koos korraga tulevad teraapiasse, tudengid. Aga kunstiteraapia, visuaalkunstiteraapia on siis minu suund ja see tähendab seda, et ma kasutan oma töös visuaalkunsti vahendeid. Näiteks maalimisvahendeid, joonistamisvahendeid, aga ka fotosid, filme ja täiesti tavalisi filme, neid, mida vaadatakse kinos. Et on võimalus kasutada sellist igapäevaelu visuaali enda enesearengus siis. Ja visuaalkunstiteraapias võib öelda, et on nagu 2 suunda, et kas sa siis kuidagi koged seda kunsti ja läbi selle saad teha tööd iseendaga. Või siis on selline ekspressiivne suund, ehk siis, et sa saad ise seda kunsti teha ja läbi selle siis töötada läbi mingisuguseid teemasid koos terapeudi abiga. Et see kehtib ka teiste suundade puhul, aga kunstiteraapias hästi oluline on see kolmiksuhe, et oleks klient, oleks see kunstimeedium ja siis see terapeut. Et üksi endale kunstiteraapiat teha ei saa. Jah, võib-olla alustuseks. Kertu, sulle sama küsimus, et tutvusta enda suunda ja iseennast. Jaa, mina igapäevaselt töötan Käo tugikeskuses ja muusikateraapia keskuses. Et ütleme niimoodi, et selle 7 aasta jooksul ma tegelikult olen töötanud väga erinevate sihtgruppidega. Et põhiliselt lapsed, erivaidlustega lapsed, autismispektri häireid, aktiivsustähelepanu häireid, muidugi ka noored. Praegu hetkel on käimas üks grupp muusikateraapia keskuses. Toetan peresid, et selles mõttes neid võimalusi, keda toetada näiteks meil muusikateraapia keskuses. Ehk meil ongi, pakume individuaalteenuseid, grupiteenuseid, loovcoachingut, koolitusi, treeninguid, paaridele teraapiat, et selles mõttes neid võimalusi on väga palju erinevaid. Et jällegi muusikateraapia, seda saab teha ainuüksi siis vastsündinud enneaegsete lastega ja see teine ots võib-olla ongi siis töö eakate inimestega, et see spekter on hästi-hästi lai. Et aga ka, et Mari tõi välja selle teraapia suhte, et ma arvan, et muusika kuulamine, muusikaga tegelemine ainuüksi on väga teraapiline, aga jällegi, et milles peitub siis see teraapiline suhe ongi, eks ju, terapeut, klient ja see looming. Ja ma arvan, et terapeut selles suhtes saab olla see objektiivne pool, sest väga sageli me oleme harjunud sarnaselt mõtlema
ja siis terapeut, kuna me iseenda suhtes oleme sageli subjektiivsed, siis terapeut saab selles suhtes olla see objektiivne pool, kes toob sellise, kes märkab võib-olla neid asju, mida me ise ei märka, suunab õigel ajal, küsib õigel ajal ja kasutab siis muusikat, erinevaid meetodeid, tehnikaid siis eesmärgipäraselt. Jah. Just, aitäh. Mina olen siis draamateraapia ja tantsuliikumisteraapia esindaja ja sarnaselt kolleegidele, et me kasutame siis nendest kunstidest pärit tehnikaid ja meetodeid, näiteks draamateraapias, näiteks rollimänge, tseenide loomist, läbi mängimist, aga tantsuliikumisteraapias ka, et läbi sellise kehatöö ja liikumise käsitleme erinevaid teemasid, erinevaid küsimusi, uurime minevikku, planeerime tulevikku, oleme hetkes ja laps või klient või patsient on teadlik selles, et toimub teraapia, et sellepärast ka on see teraapia puhul oluline see terapeutiline suhe või siis kliendi esindajaga on kokkulepped tehtud ja kõik need meetodid, tehnikad on teaduspõhised. Et sellises raamistikus see töö siis toimub. Mina töötan põhiliselt noorte ja lastega ja sotsiaalse rehabilitatsiooni raamistikus. Loovteraapiad võivad siis olla abiks erinevates valdkondades, ongi siis näiteks rehabilitatsiooni raamistikus, aga ka meditsiinis, eks, ja haridussüsteemis ja nagu Mari tõi välja ka siis täiesti eravastuvõtus. Aga ka koolis ja lasteaias. Jah, just hariduses ja kogu elukaare pikkuses, täpselt nagu Kertu välja tõi. Aga täna me oleme siis tulnud siia natuke rääkima ka üksindusest ja üksildusest ja kuidas loovteraapiad selle teemaga seonduvad. Et jälle annan sulle, Mari, sõna siis, et kuidas sinu jaoks see seos on? Ma arvan, et üksindus ja üksildus, et neid tasuks käsitleda paralleelselt, et need on nagu sellised kaks teed, mis käivad kõrvuti, mida mööda tasuks kõrvuti minna. Et üksindus võib-olla minu mõistes vähemalt on rohkem see, et kui ma olen nagu füüsiliselt üksi, et mul on millegi pärast siuke elustiil, et ma ei puutu eriti kokku inimestega või mul on raske olla inimestega koos. Ja see sõltub nagu kuidagi välisest keskkonnast rohkem, aga üksildus on selline sisemine tunne, sisemine seisund, mis ei muutu ka siis, kui sa oled inimeste keskel, et sa võid olla suures rahvamassis ja väga seltskondlik, aga ikkagi tunda ennast üksildasena. Ja kui ma ütlesin, et need on kaks paralleelset teekonda, mida peaks nagu just kui mõlemad teed pidi käima, et ma mõtlen sellega seda, et väga tähtis on luua endale suhteid ja vaadata, et mul oleks need kohad elus, et ma ei jääks üksi. Et ma käiksin kuskil ja et ma suhtleksin, et mul oleksid sõbrad ja lähisuhted ja head suhted töökaaslastega. Aga see ei ole kõik, et kui minu sees on ikkagi üksildus, siis tasub ka sellega eraldi tegeleda. Ja see vajab siis tihtipeale näiteks teraapiatööd, ja ka loovteraapia sobib sinna väga hästi. Et juhul, kui ma olen üksildane inimene ja ma üritan seda leevendada siis või seda ravida nii-öelda läbi erinevate suhete loomise, tegelikult see võib-olla on kompenseerimine, et sa ei ravi seda, et see tunne on küll, et me suhtleme ja oleme kontaktis, aga see siuke läheduse nälg seal all on niivõrd suur või see üksildus ju ka tuleb kuskilt lapsepõlvest, et praegu, kui ma räägin nagu täiskasvanud inimese tööst, et laste puhul kindlasti see on väga palju saavad vanemad teha ja eks see üksildus ju kuskilt ka tuleb, et tõenäoliselt kuskilt peresuhetest alguse on saanud, et miks inimene tunneb ennast üksildasena, sest üksinda olek ei pruugi üldse probleem olla ju. Täitsa normaalne on ka üksinda olla. Aga teraapiatöös siis, et ütlesin, et tasub minna teraapiasse selle teemaga, et see tihtipeale nagu üksi pusides ja endale suhteid ja trenne ja hobisid luues ei pruugi päriselt ära kaduda või see probleem leeveneda, et teraapiatöös koos terapeudiga saab siis sellega tegeleda, selle enda sisemise üksildusega. Et see sisemine üksildus ühel hetkel areneks selliseks
turvatundeks või niisuguseks normaalseks täiskasvanud inimese tundeks, et ma võin olla üksi, see on väga okei, see ei tekita minus mingit ärevust, hirmu, mõtteid. Ma olen üksi, ma võin olla sõpradega, et see ongi minu valik, kuidas ma tahan olla. Mitte see, et kui ma järsku olen üksi, et siis on kõik nagu kuidagi ärev ja halb. Just. Ja loovteraapias saab hästi, on ju, et ongi, et mis vahendid siis keegi kasutab, et kunsti, muusikat, tantsimist, liikumist või draamat, et selle üksilduse saab läbi loovuse teha nähtavaks või kuuldavaks, panna lavale või väljendada kuidagi ja uurida, mida ta siis vajaks, kust ta pärit on ja mis ta vajadused on ja mida edasi, kuidas see nagu enda eluga integreerida äkki. Just. Aitäh. Vahepeal siis vaatajatele, kuulajatele, et teile ilmus üks selline küsitlus ja me loodame, et te leidsite sinna ka vastused, et natukene need küsimused võiksid avada siis nende erinevate kunstiteraapia suundade meediume, mida me kasutame teraapiatöös, et kui varsti me kommenteerime ka seda. Aga Kertu, ma küsin niisuguse küsimuse, et kellele sobiks loovteraapia? Kellele sobib? Absoluutselt kõigile sobib. Et ma arvan, et siin piisab lihtsalt sellisest ise initsiatiivi ülesnäitamisest ja lihtsalt kirjutada, pöörduda. Et näiteks loovteraapia kodulehel on võimalik leida loovteraapiate, muusikateraapiote spetsiifilisemalt, siis on võimalik leia terapeut muusikateraapia kodulehel ja ühingu kodulehel. Aga mille peale ma jäin ise mõtlema, on see, et ma arvan, et linnapildis me näeme väga palju neid noori, täiskasvanuid tegelikult, neid on väga palju, kes kuidagi selle muusikaga loovad selle oma maailma. Et ma arvan, et see muusika kuulamine ainuüksi on väga toetav. Et jällegi, et kui on seda üksildustunne, et muusika saab pakkuda seda tuge, et võib-olla mis on huvitav või natukene rääkida ka lahti, on see, et kui see üksildustunne ikkagi pikemas perspektiivis kuhugi ka, et siis selles mõttes tasub uurida, et mis seda üksildustunnet toidab. Et väga sageli inimese psüühika on selline geniaalne, et elus tasakaalu hoidmiseks me leiame neid võimalusi ja väga sageli, mida me teeme, kui on elus sellised ummikseisud, takistused, mingid valusad momendid, siis me armastame selliseid asju enda sisse ära pakkida kuskile, ära peita. Ja ma arvan, et mis see muusika teeb, on see, et ta jõuab otse emotsioonideni. Et kui me oleme harjunud rääkima lugusid, siis ma arvan, et muusika, ütleme niimoodi, et ei ole võimalik mitte tunda, et muusika avab erinevaid uksi ja ma arvan, et teraapia mõttes see on mõnikord isegi ainuüksi rääkimisega, et see avab ja viib edasi. Et ja muusika ainuüksi vähendab sellist stressihormoone, kasvatab või tõstab siis selliseid mõnuhormoone, et ta ainuüksi ajukeemiale mõjub väga hästi. Ja muusikaterapeut on see, kes kõik seda head ja sellist muusikale omast ressurssi kasutab ära. Et see on hästi oluline ja lapsi hästi motiveerib. Aga jällegi, et teraapia, muusikateraapia täiskasvanute lastega on, ma arvan, et öö ja päev, et lastega on ta väga mänguline, aga noorte täiskasvanutega rohkem ikkagi on seda reflekteerimist ja seda poolt on ka seal juures. Just. Et mina ka oma tööst võin näiteks välja tuua selle, et see sama näiteks selle üksilduse teemaga me tegeleme ka väga niimoodi erinevate nurkade alt, et üks võimalus ongi täiesti nagu õppida sotsiaalseid oskusi, et kuidas siis luua neid suhteid, et kuidas hoida sõpru, kuidas kuulata kas või teist inimest või luua seda suhet selliseks oluliseks ka teise poole jaoks, vältida konflikte või osata neid lahendada ja nii edasi, et seda saabki näiteks laste ja noortega teha väga mänguliselt ja see loovteraapia üks selline eelis ongi see, et me selle küsimuse või mure või probleemi projekteerime sinna kunsti.
et lastel on sageli selline tunne, et nemad ongi mure või ka täiskasvanud inimestel. Et kui me selle projekteerime liikumisse või draamasse näiteks või siis muusikasse või pilti või kujundisse, siis tekib see tunne, et see on minust väljaspool see küsimus või mure või probleem, mina ei ole see enam ja nüüd ta on nagu justkui meile hallatav ja siis terapeut ja klient niimoodi õlg õla kõrval nagu sõpradena vaatavad, mis siis sellega nüüd ette võtta, mis teha. ja just seda ka, et siis selle nii-öelda üksinduse hetkede täitmiseks võib-olla leiab see klient mingisuguse kunstimeediumi, mida ta võib-olla kunagi armastas, on ära unustanud või pole kunagi selle peal tulnud, et sellega tegeleda, et ka neid selliseid üksi olemise hetki mõttekalt, loovalt ja ennast toitvalt täita. Ja just nagu te välja tõite, just siis ka võib-olla selle üksilduse teemadega tegelemiseks. Et nii ta on. Et võib-olla, ma tahaks võib-olla seda veel välja tuua, et hästi tore on, kui inimene leiab endale mingisuguse loo, meil kõigil on ju hobid või et üldiselt inimesed on, et muusika kuulamine või kes käib tantsimas või kes tõesti joonistabki või teeb siukseid asju, et läbi siukse loovuse või loovtegevuse iseendaga kontakti saada, et eks see üksildus on ka, ongi see kontakti küsimus ka natuke. Et ühest küljest, et tegeledagi nende asjadega. Et sa ütlesid ise ka, et muusika kuulamine või muusikaga tegelemine iseenesest võib olla teraapiline. Et võib-olla see ongi siuke skaala, et kus ühes otsas on see kunst, mis võib olla ka siis muusika või tantsimine või siis visuaalkunst, et kunst kui teraapia ja teises otsas siis see kunstiteraapia, mis hõlmab endas alati siis selle terapeudi olemasolu, et need mõlemad on väärtuslikud pooled. Just, ja mõlemad tuleks kasutada, kui on vajadus, eks. Jaa. Et sageli küsitaksegi meie käest, et oi, ma ei saa tulla näiteks tantsuliikumisteraapia, ma ei oska tantsida. Või et ma ei oska joonistada. Ja see on selle meie polli nagu mõte ka, et kui sealt tuleb välja see, et mis eelistus on, et kas see siis tähendab, et sa peaksidki selle suuna valima, et kuidas te seda kommenteerite? Minu arust, kui nagu on vähegi julgust proovida, et siis tegelikult palju tulemuslikum on valida nagu see suund, kus sa ei ole väga kogenud ja tugev. Et kui sa ei oska joonistada, siis mine kunstiteraapiasse. Et see avab sulle selliseid asju, mida sa ei kontrolli, on ju. Et tegelikult läbi selle võõra meediumi tuleb palju rohkem, võib-olla palju kiiremini välja. Ja samas ma ütlen, et teraapias ei tasu kiirustada, et see ei ole mingi, et tulen ja teen korda ja lähen minema. Et see on alati protsess ja võtabki aega, et selles mõttes ei tasu kiirustada, aga väga julgustan kasutama just sellist meediumit, millest sa ei tunne ennast tugevalt, mis ei ole sinu igapäevane asi. Just. Muidugi on oluline ka öelda, et keegi ei pea, näiteks, et kui ma räägin muusikateraapiast, et ei pea teadma mitte midagi muusikast, ei pea olema muusik. Et selles mõttes, ei pea viisi pidama. Tule nii, nagu sa oled. Tule nii, nagu sa oled, et võimelised rütmipillidel seal ennast väljendama või muusikalisi kujutlusi. Selles mõttes neid võimalusi on nii palju erinevaid. Et ma arvan, et väljakutse muusikateraapiasse tulla on muusikutel endal, kus ühel hetkel et sa ei mängi noodis seda lugu, vaid see, et mis tuleb sinu seest, et mis on see sinu lugu ja sinu muusika. Et see võib olla see väljakutse koht, aga ma arvan, et mõni väljakutse on aeg-ajalt hea. Me saime Polli vastused ka, et siis meie näeme siin ekraanil seda, et kõige mugavamaks meediumiks valiti muusika ja järgmine ongi visuaalkunst. Ja sealt edasi on siis draama ja... Ei, liikumine on rohkem ju. Jah. Just, et tantsu- ja liikumisteraapia õige vähem on siis draamateraapia. Kusjuures umbes nii nad ka ju kunstiteraapiates jagunevad, et muusikaterapeute on meil päris palju ja visuaalkunstiterapeute ka ja neid 12 meediumit vähem. Just. Ja samas ongi see, et kui ikkagi on see meedium sulle hästi mugav, eks ju, ja natuke siuke ebakindel on alustada ka ja me sageli just lastega ka teeme seda, et me alustame võib-olla sellest, kus tal see huvi on. Et täiskasvanu esitab endale julgemalt väljakutseid, aga lastega võib-olla siis see, et kui talle meeldib joonistada, et võib-olla me alustame siis sellest joonistamisest või muusikast ja liigume siis teiste meediumite poole. Et see on ka võimalus. Ja kunstiteraapiate puhul
kindlasti olete nõus minuga, et me oleme tähelepanuga protsessil, mitte tulemusel ja kunsti ei saa valesti teha. Et ükskõik, mis tekib, see on igal juhul õige ja igal juhul täpselt see, mis juhtuma pidi, et ei pea kartma, et nüüd ma ei tea, joonistasin valesti. Ja, ma arvan, et see on kõikide 4 suuna puhul see, et see rõhk ei ole sellel esteetikal või et kas see pilt tuli ilus või kas see teos, mis ma komponeerisin, on nagu harmooniline, et see küsimus see on jällegi see materjal, eks ju, et kui siis sellega, mis sealt ka tuleb, eks ju, et kuidas see inimene ise seda kuuleb ja mis see siis räägib võib-olla selle kohta, eks ju. Enesekriitika kohta. Enesekriitika on, et ja see on jälle materjal on ja selles mõttes, mis tuli selles hetkes, aga jah. Et see tulemus, mõnes mõttes see tulemus ju on oluline, et teraapia on alati eesmärgistatud ja ma lähen teraapiasse ju selle mõttega, et ma tahan kuskile jõuda ja midagi saavutada, millestki lahti saada või midagi juurde saada. Et selles mõttes see tulemus on oluline, aga mitte selle kunstitöö tulemus. Et see tulemus on võib-olla see teraapia kaugem eesmärk, aga see kunsti tegemine on lihtsalt vahend, kuidas sinna kaugema eesmärgini jõuda. Ja selles protsessis, selles tegemise protsessis on igal juhul see palju olulisem, mida sa sellel hetkel koged, kuidas sa ennast tunned ja see arutelu pärast terapeudiga, mitte see, kuidas see välja tuli. Just. Et ma ise näiteks mõtlen veel seda, et mul oli üks väga hea mõte, siis ma jäin tükk aega ootama. Et ma mõtlen, et on ikka selliseid teemasid ja hetki, kus me ei oskagi sõnadesse panna, kuidas me ennast tunneme või mis meiega toimub. Et ma arvan, et siin see loovteraapia annab sellise mõnusa mõõtme, et jällegi see on turvaline, sa saad ennast väljendada ja siis võib-olla panna see pilt kokku, et mis see siis oli, eks ju. Ja ma arvan, et need loovteraapiad selles mõttes ka kunstiga, muusikaga me saame tuua sellesse ruumi selles mõttes ka väga olulisi inimesi selle inimese jaoks, kes teraapiasse tuleb. Rollimängud, muusikas, dialoogid, need võimalusi on väga erinevaid, et ja see rikastab, jah. Ja, et just, et sa saad nagu mitte verbaalselt neid asju väljendada, sest me oleme inimestena harjunud nagu ju kõike sõnadesse panema. Ja pärast loomulikult ongi oluline see ka pärast uuesti sõnadesse panna, aga see, et ma võib-olla esimese asjana ei pea nagu mingit silti panema, et kuidas ma ennast tunnen või mis ma sellest inimesest arvan, et sa saad seda läbi mingi teise meediumi väljendada ja siis analüüsida, et ahah, see on võib-olla hoopis see. Just. Nii mina väga tänan teid. Aitäh kutsumast. Et saime avada seda teemat ja rääkida sellest ja loodame, et inimesed jõuavad loovteraapiasse. Ja, tulge. Aitäh.